keelan kurvkargu taas kinni. Nagu... Me oleme ka elevil. Kõik oleme. Kuigi 159 korda teinud, aga ikka elevil. Ega see peabki olema nii. Minul igastahes on rekkimastud. Tore. Võime alustada. Ja. Tere Reelika. Tere Ivar. Ja tere Imbi. Tere Reelika ja Ivar. Meil on 160 episood nüüd käsil ja natuke nagu juubel ja siis Imbiga me oleme siin mitu korda kohtunud ja igasuguseid huvitavaid mõtteid mõlgutanud omavahel ja kes teab, milleks need kõik formuleeruvad ja siis kui ma Reelikale Imbist rääkisin, siis Reelik ütles, muidugi teeme kolmekesi podcast ja teeme veel nii pidulikult tulema stuudiosse ka. Väga tore. Aga ma tahaks alustada Imbi sinu raamatust paari lehekülje ette lugemisega. Ma proovin siis olla selline korralik näitleja, kes oskab ilusti raamatut ette lugeda. Imbi Paju raamatust siis Kirjanduskliinik, lehekülg 70. Miks ma pean sind armastama? Kui on pandeemia või poliitiliselt ärev aeg, olen näinud õhus märke, kuidas keel populistide käes, aga ka ängis, nihilistlike, egoistlike ja natsissistlike inimeste seas mures, masenduses muutub. Austuse puudumisest, ükskõiksusest, teise inimese ja elu vastu. Rõhuv keel ei kujuta midagi muud kui vägivalda, see alandab ja alistab. Keel ei tohiks kunagi esindada ülbust, viha, rassismi, sõda, armastuse puudumist. Mingil hetkel ma hakkasin korjama seda keelt üles, see tuli vastu sotsiaalmeedias, mõne poliitiku suust, mõne lapsevanema suust tänaval. Teen selle masendunud ja küünilise keele korraks nähtavaks. Miks ma peaks sind kaitsma? Kes mind on kaitsnud? Ära mune igast pisikesest faktist hala välja. Nüüd on näha, kuidas nad kapist välja ronivad, õrnakesed tehti liiga, tundlejad. Nagu öösel vetsus käimine. Kas ikka julgen vett tõmmata, äkki naaber ärkab ja solvub? Miks ma peaks sind armastama? Kes mind on armastanud? Mis tähtsus seal on? Kes midagi ütleb? Miks ma peaks sind tunnustama? Kes mind on tunnustanud? Retoorika, pateetika. Miks ma peaks sind hoidma? Kes mind on hoidnud? Sa võid ka minema minna, keegi ei hoia sind siin kinni. Miks ma peaks sind tänama? Kes mind on tänanud? Ega ma mingi tänu võlglane pole. Miks ma peaks sind julgustama? Kes mind on julgustanud? Ja ära siin arva, et sa oled teistest parem. Miks ma peaks sind lohutama? Kes mind on lohutanud? Sina ei määra, mis on keelatud ja mis on lubatud kurjus. Kaastunde gurmaan. Miks ma peaks sind austama? Kes mind on austanud? Sa pole pekse saanud, kaotatud talupoja mõistus. Miks ma peaks sind õnnitlema? Kes mind on õnnitlenud? Ja üldse, palju sa selle eest raha said? Kuhu sa oma miljonid paned? Ja mis sellest muutub? Kui ma õnnitlen, põhiseadus on ikka sama. Eurolaul on ikka eurolaul. Miks ma peaks sind armastama? Kes mind on armastanud? Milleks on vaja südameid? Et demonstreerida oma õilsust? Ise ka usud seda või? Helilooja Arvo Pärt täheldas ühes aastate taguses Tartu Ülikoolis toimunud loengusarjas Sõnad ja muusika, et sõnade juurdumine inimeses on pikk protsess, kestab 10–12 aastat ja kui tuleb kriis ja kasutusele võetakse mürgised väljendid, siis ka puhastumine mürgiste sõnade mõjust on pikk protsess. Ei jäädki mõtlema, millistest sõnadest ja väljenditest koostab meie ruum, kas me räägime oma lähedastega. 2016. aastal Võtikvere 17. Raamatuküla festivalil tegin koos muusikute Ain Agane ja tänaseks meie hulgast lahkunud Jaak Johansoniga performance'i. Kui lihtne või raske on neid armastusega seotud lihtsaid sõnu teistele öelda. Armastus ei pruugi argipäevas olla üldse tähelepanu väärne, kuid siis kerkib see nii-öelda pisiasi jälle päevakorda, kus on vaja neid sõnu, neid lihtsaid sõnu. Armastus võib olla hetk igapäevastes asjades, mida võiks nende sõnade abil kinnitada, kinnistada. See pole üldse nii lihtne tegevus, et see kostaks loomulikuna. Koos oli seda lihtsam teha. Mulle need laused meeldivad ja sellepärast jagangi. Ma kaitsen sind, ma armastan sind, ma tunnustan sind, ma hoian sind, ma tänan sind, ma julgustan sind, ma lohutan sind, ma austan sind,
ma õnnitlen sind. Ma armastan sind. Looming ise on armastuse tegu. Kirjapanemine on armastuse tegu ja armastuse väljanäitamine on armastuse tegu. Ja siit saab lugeja juba edasi lugeda, aga kuidagi see nii puudutas mind, kui ma seda lugesin mingi aeg tagasi siit raamatust ja siis mul tekkiski see mõte, et meie podcasti imbi kutsuda, et natukene arutleda selle üle, et imbi üks teine väga oluline teos, Tõrjutud mälestused ja ka film on kuidagi ka mind puudutanud ja pannud mõtlema Eesti juhtimise ja organisatsiooni kultuuri peale, milline on see meie mõju, kuidas me kasutame neid samu sõnu, kuidas me jätame midagi kasutamata, kuidas me juhime sellepärast, et meil on mingisugune 700 aastat orjapõlve kuskil selja taga. Ja mis veel on võimalik. Ja mis veel on võimalik, mida me kõik oleme ära unustanud. Jaa, mul oli ka huvitav kuulata, kui teine loeb ja juba teist korda ma nüüd mõtlen, et kas see on minu kirjutatud, et ma kuulan ka nagu, no see esimene luuletus on küll mul väga selge, aga sinna, mis nagu juurde on kirjutatud, et kui sa oled selles kirjutamise protsessis ja nägemise protsessis, siis tõesti see on nagu, sulle nagu kuskilt antakse ja siis pärast, kui sa vaatad oma raamatut, siis vaatad ka nagu uut teost, et mina mõtlesin nii, et see on nii huvitav, et Arvo Pärt siin on ka just rääkinud sellest, kuidas see kuskilt tuleb sealt ülevalt ja nii ta tulebki. Aga siis nüüd, kui ma aga siin oli üks asi, seepärast see kommentaar ja sa kasutasid väljendit 700 aastat orjaaega ja seda väljendit või seda mantrat või seda nagu manamist, mis meil on, et seda ma kohe väga tahaksin tühistada ja kustutada. Mis te arvate? Just. No eks ma sellepärast selle tõingi, ma tean, et sa ei ole selle suur fänn nagu minagi. Jaa, ma tean, et me oleme rääkinud ja siis et nüüd see tuli esile ja me tihtipeale ütleme mingeid asju, mis on meile kusagilt antud. Ma toon teile näite, ma käisin nõukogude ajal koolis ja umbes 4. klassis oli ajalooõpetaja või ükskõik mis õpetaja ta oli, ta rääkis, eestlastel on 700 aastat orjaaega. Ja ma läksin koju ja mõtlesin vaene ema ja isa, et nad on Eesti Vabariigis enne sõda sündinud, et vaesekesed, et nad olid orjad ja sakslased ja kõik kiusasid neid. Ja ma kujutasin kohe ette seda nende lapsepõlve. Ja siis läksin koju ja siis ütlesin, kuidas teil oli ikka orja ajal. Ja vanemad olid nii kohkunud ja imestunud ja siis mul hakati jälle selgeks tegema, kuidas siis, et orjaaega ei olnud, oli vaba Eesti. Ja tõesti see nagu, et see nagu huvitav vaadata, kuna ma mäluga tegelen ja et kuidas see, mingid asjad, mis on nagu kultuuriloos sisse kirjutatud, et see siis, kui oli orjaaeg, siis nii öelda, kui, ma ei taha seda sõna kasutada, vaid oli feodaalne kord, see oli igal pool Euroopas. Et talupoeg oli sunnismaine, tal olid õigused piiratud, see oli feodaalne aeg, et väljend orja aeg tuli alles 1870, et ilmselt siis, kuidas seda siis lihtsalt kokku võtta. Aga siis hiljem, kui on Nõukogude okupatsiooni all ka, kuidas siis need väljendid, mis siis tulid Eesti ühiskonda kindlasti ka sellel iseseisvusperioodil, sellepärast, et siis oli ka vaja midagi, et ennast kehtestada, et meil oli orjaaeg, aga nüüd meil on iseseisev, me oleme tublid. Aga see muudab tegelikult, see sõna on niivõrd võimas, et see muudab seda ajaloolist konteksti, et see oli ikkagi feodaalne aeg, aga see, mis eestlastel oli, näiteks 1800 lõpp, eestlased olid kõik kirjaoskajad. Et see tähendas, kui me täna tähistame 500 aastat, eks ole, esimese raamatu ilmumisest, aga kõik need
kirikute juurde loodud koolid, et 1700 sealt juba Rootsi riik pani väga-väga suurt rõhku, et kirikute juures olid need külakoolid. Nii et ma ei tea, kui mõtleme selle peale, kas Ori oli kirjaoskaja, luges ja kirjutas. Venemaal oli sellel ajal 1800 lõpp 20% kirjaoskajaid. Ja see nagu selle müüt, et tegelikult koos Nõukogude võimuga tuli ka, et nagu Venemaalt toodi see kirjaoskus. Tegelikult ei olnud, räägitakse tihti, ma läksin Moskva õppima siis pärast seda. See oli jah, et võib-olla karjääri teha aga Moskvas oli juba ja Venemaal oli tehtud väga suur puhastustöö kogu selle revolutsiooni käigus, kui Lenin tuli võimule, et või on olemas selline väljend nagu intellektuaalide või filosoofide laev. Nii et nad pandi laevale ja saadeti riigist välja. Nii et tegelikult need, kes olid siis tsaari ajal, miks olid eestlased nii hinnatud, oli see, et nad olid haritud ja võib-olla Eestis nad ei saanud nagu sakslastega niimoodi võistelda, need kohad olid mingid kohad kinni, aga Venemaal oli kirjaoskajaid inimesi vaja. Nii et nad olid koduõpetajad ja mõisavalitsejad, nii et ja Kiir läks mõisavalitsejaks, see on tõsine asi. Et see haridus oli nagu see, haritud inimesi oli vaja. Nii et kui me ütleme Ori aeg, siis me lõpetame ära nagu selle, et me ei näe seda suurt lugu tegelikult meie taga ja me näeme, see on ka nagu niisugune narsistlik, et meie siin olime nüüd sellised ja meie nagu oleme kuidagi nagu ebaõnnestunud. Ja see on natuke sellise, me oleme siin rääkinud ka selles podcastis, et sellise ohvri mentaliteedi, üldse see töö mõiste ka, ehk et töö mõiste ongi ju, nii palju kui mina tean, on selle ajalugu viib tagasi nagu orja aega, kus olid inimesed, kelle ülesanne teha tööd ja teiste ülesanne, kelle ülesanne ei olnud siis teha tööd. Ehk et me sellega kuidagi toidame oma seda ohvri mentaliteeti ja samal ajal me oleme organisatsioonides siis hädas sellega, et inimesed ei võta vastutust ja ei pühendu ja nii edasi. Mis sa, Reelika, sellest orja põlvest arvad? Vaat mina olen ka nagu võtnud seda, et ajalugu võiks meid ju õpetada ja õpetada nagu selles mõttes, et kes meist on saanud tänu sellele, mis on olnud, et ma olen nagu nõus, et jääda kinni sellesse, et me oleme orjad ja olla ohvrimeelsuses on võib-olla üks meie suurimaid ühiskondlikke nagu, kuidas ma ütlen, kasukohti, ja ma arvan, et mida enam sellist tööd nagu ka sina, Imbi, teed ja ka meie tõenäoliselt teeme, me saame justki tulla välja, et vaatame, mis on sellest head, et kui tugev, kui pühendunud, kui töökas rahvas meil tegelikult on ja inimesed on me olemegi ju tegelikult eestlastena väga palju loonud, lepime kokku, vaatame infotehnoloogiat või kõike, mis me siin ära oleme teinud just nagu sellele, kust me oleme tulnud, et ka mina oma lapsepõlve tagasi vaadates, seal oli palju keerukust, aga ma näen, kui vastupidav ma täna olen. Jah, millega me ennast identifitseerime, et seesama selle nii-öelda kas töö või orjusega, selle nõrkolekuga või me identifitseerime ennast sellega, mis oli enne seda. Et täna võiks natukene puudutada ka seda nõukogudeaegset mõju meie tänasele juhtimiskäekirjale, et kuna valdavad juhid, kes täna on, ütleme, 40-50 aastates on ju, siis nemad on õppinud eelmise põlvkonna käest, kes õppis oma juhtimiskäekirja nõukogudel ajal on ju. Aga nüüd on aeg tulla tagasi selle juurde, mis oli enne seda, sest see nõukogude ajad oli ikkagi mingisugune üürikene aeg on ju, et ma ei tea, esimese Eesti Vabariigi ajal on ju ka, et milline oli meie identiteet siis, kuidas käis juhtimine siis, mida tähendab juhtimine üleüldse? See on väga ajakohane, sest on väike juubel ka 1935. aastal, kui oli just majanduskriis olnud ja kõik nii edasi, siis Jaan Tõnisson lõi Tartu Ülikooli juurde ühistöö professuuri ja see ei olnud niimoodi kuskil institutsionaalne, kõrgel ja kaugel inimestega ei suheldud. Tollal oli väga tugev nagu ühistöö nagu kodanikuühiskonnaga ja kuna minu vanaonu oli siis Eesti ajal vallasekretär, see oli siis teistsuguse sisuga nagu võib-olla vallavanem, aga tal ei olnud seda bürokraatiat seal ümber, vaid koostööd tehtigi ülikooliga, kõik need kodanikuühendused, meierid, pangad, ühispangad, mis seal kodukandis oli, kauplused, mängu- ja lauluseltsid, vabatahtlik tuletõrje, et see
noh, et see oli nagu see, mis seda, et kõik tundsid, et nad seda ühiskonda lõid ja kujundasid. Et ja siis see, et miks eestlased on nii nutikad, sellepärast, et on on see hariduse usku, hariduse ja kultuuri usku, et juba enne iseseisvaks saamist, et see on ju väga tugev, kõik haridusseltsid, kõik laulupeost, eks ole, algab juba selline ühtehoidmine, kokkuhoidmine, me hakkame kokku hoidma. Ja kui me peame nendest rääkima, et nagu täna hommikul ma lugesin, peaminister kirjutas Facebookis, et Tallinnas on nii pingeline olukord poliitiliselt, et see muutub riigile juba ohtlikuks, et tundub, et me läheme tagasi aastasse 1934, kui oli riigipööre. Ja see on ka tegelikult niisugune nõukogude narratiivist sündinud, et see oli kriisiaeg ja olid siis need äärmuslus tõusis ja siis kuidas seda lahendati, seda võib ja peabki analüüsima, aga sealt edasi otsiti seda ühisosa, et see oli siis see Päts, oli siis suur, ütleme, mitte ainult tema, vaid see oli selle ajavaim, haritud inimeste ajavaim, et kuidas seda riiki siis tüürida, mis on see ühisosa ja üks ühisosa oli kodu kauniks ja see ei olnud võistlus, et see on nagu praegu meile tulnud, nagu meil see nõukogude pärand, aga seda on nii huvitav lugeda, et siis olid need töötoad üle Eesti, et kus õpiti oma kodu kauniks tegema, aga ka ettevõtlus selle kodu, kui sa kasvatad õunapuid või marju või et siis sa saad ka nagu majanduslikku heaolu, tervist ja siis koostööd, et need olid ja see aiafilosoofia tuleb sealt ka antiigist ja presidendil oli see klassikaline haridus ja Aristoteles ja Platon ja kõik need nagu mesilased ja aiad olid suur eeskuju. Ega ma niisama ei räägi, ma olen kirjutanud lasteraamatu Kadrioru aednik ja kogu pere raamatu, mis on ka siin laual, et nagu nagu anda seda ajalugu tagasi, et anda nagu, et see, siin on Platon ja Aristoteles ka, et aga me tihtipeale räägime, see oli diktatuuri aeg ja siis, see Pätsi ema oli venelane, eks ta ju oligi selline reetur ja see on nagu selline, et ma tean, kust kohast need niisugused stigmad tulevad ja tegelikult nagu kui kas või sinna, et Pätsi ema oli venelane, see tuli nagu infosõja kaudu, see tuli Soome kaudu, aga Konstantin Pätsi ema oli tõesti orb ja siis tema isa oli või vanaisa või onu oli suur ettevõtja ja ta oli venekeelne, aga eestikeelne, aga see on vene perekond, jah. Aga see oli teistsugune aeg ja seal oli eesti keel, vene keel, saksa keel ja ta oli baltisaksa siis paruni peres oli koduõpetaja tegelikult ja parun oli abiellunud eestlasega ja sealt tuli ka suur nagu see aedade ja ilu ja selle loomine, et üks vend oligi nagu parkide arhitekt ja saanud rahvusvahelise hariduse looduskaitsja, ja üks oli kunstnik ja see aed ja see nagu, see on ju ettevõtlus ja see on ühistöö ja meil on me näeme seda ajalugu ju täna tegelikult siin ja praegu, aga kui me infosõda ja selline alandamise võtted ka poliitilised ja et ütleme, ta oli see või see või see, aga see on vale. Aga see sama aia metafoor on just väga ilus organisatsiooni konteksti, sellise ühise aia loomine. Mind väga kõnetas ja ma hakkasin nagu mõtlema ja seal ei olnud sundi ega survet, vaid see toimus nagu sellisest ühisloomisest ja ta on kestev forever, need aiad ja pargid on ju meil, ma käin Kadrioru pargis üle päeva, ja ta on nii kaua olnud ja jätkub, et kust kohast tuli see selline jätkuv, kauapüsiv vaade versus siis need tänapäeva võib-olla organisatsiooni vaated, mis ei kesta.
mis tulevad kiiresti nii palju ettevõttest, kus me näeme ikkagi nad ju sihuke 2-3 aastat kõmakiti kokku, et selliseid, kes ikkagi pikaajaliselt ja läbi siis nagu ühisloome loovad, neid on ikkagi pigem järjest vähem. Jah, aga vaata, see ongi, me oleme organisatsioonides ka, meil on iga inimene on tervik, on ju keha, meel ja vaim on ju, meel on siis mõtted ja emotsioonid on ju, ja vaim on siis organisatsiooni keeles ühendus ja pühendumine on ju. Ja me selle ühenduse loomise, see vaimsus on, kui selline on nagu puudu. Ütleme ka see vaimsust ju tegelikult see nõukogude periood ka lõhkus nii ka juhtimise kontekstis, et selle ülesanne oligi ju, nagu sa ütlesid ka, seesama see laev on ju, et ära lõhkuda see vaimsus, mis loob selle ühenduse inimeste vahel. Ja nüüd me üritame seda organisatsioonidesse tagasi tuua, aga see mõju just sellest hilisemast, siis sellest okupatsiooni ajast on niivõrd suur. See on see alateadvuses, see on seal all niimoodi ja ta läheb järgmisesse põlvkondadesse. Et see, kui ma nüüd räägin nendest kultuurikontekstidest ja mis ma siin olen ka nendest raamatutest, et näiteks kui Paavo Järvi või Neeme Järvi või Kristjan Järvi, kui nad räägivad oma tööst, Neeme Järvi on hästi tugevalt, et nad on ju rahvusvahelised, nad on loonud Eestile nii tohutut mainet, nad on pühendunud Eestile. Nad ei ole, kui nad lahkusid siit 80-ndal, siis nad on ju kogu aeg seda Eesti vabadust loonud. Nad ei ole varjanud seda, et nad on eestlased. Neeme Järvi ei ole kunagi seda teinud. Aga miks see on see, et ta tunneb oma juurt. Ja kui meie juur on siin, ja see on nii nagu, ja ema on talle selle kaasanud või vanemad selle loo, siis et riik võiks olla nagu üks suur orkester, et meie orkestri nüüd, kui nad sõidavad mööda maailma, neile ei taheta küll palka maksta hästi, aga nad siis, kui üks dirigent, kui ta on koori ees või orkestri ees, ta arvestab kõikide nende iga isiksust ja siis paneb need kokku mängima. Et viimases Neeme Järvi raamatus, Neeme Järvi kirjutab ka sellest ja Paavo Järvi ütleb, et see võiks olla ka nagu riigi juhtimine. Et me oleme kõik erinevad, meil on ka positiivsed ja negatiivsed pooled, aga see on see usalduse küsimus ja see, et isegi kui mulle tundub, et ettevõtjates või mitte ainult selles, vaid kollektiivis on see, et me ei pruugigi üksteisest mõelda midagi halvasti, aga inimesed vaikivad, nad ei ütle, ei öelda, kuule, see on nii tore. Vaata, see ongi see julgus ja usaldus, millele sa viitad, et see saab tulla siis, kui juured on maas. Ehk et ma saan olla puu, kes tuule käes kõigub, siis kui mu juured on sügaval maas, on ju seda, Jung ütles seda, et mida kõrgemale sa tahad kasvada, seda sügaval peavad olema juured. Ja kui me defineerime oma neid juuri sellise väga lühikese ajaloo kontekstis, võtame seesama, ma ei tea, viimased 7-80 aastat on ju, või ütleme 1900 keskpaigast on ju siiani, et siis me defineerime ennast juurtega, mida on üritatud lõhkuda ja lõigata, on ju. Aga kui me lähme veelgi sügavamasse nendesse juurtesse, siis me saame sealt ammutada mitte ainult sellist, terapeudina ma näen ka sellist nagu draamasid ja kõike põlvkondade ülesid ja kõiki asju, ehk et see kõik on sees, aga me saame ammutada ka sealt neid positiivseid ressursse, et kus meie juured on oluliselt tugevamad. Et me oleme siin juba niimoodi väga asjas selle, nagu ma korraga tahaks nagu uurida, et mis sina arvad, või Reelika, sina ka, et kui seesama see ajalugu siin ja selline laiem kultuuri kontekst, et minule isiklikult tundub, et juhid peaksid aina rohkem sellist tüüpi filosoofiliste aruteludega ennast niimoodi ümbritsema. Ehk et mõista seda konteksti, kust me tuleme ja miks me oleme sellised ja kus me saame veel nagu juurduda. Et miks peaks Eesti juhid lugema kirjanduskliinikut või Kadrioru aednikut või tõrjutud mälestusi vaatama või lugema, et miks peaks sellist tüüpi asjadega üldse juht tegelema. Mul on vaja äri teha siin ja mis te siin nüüd räägite mingist pätsist ja ajaloost ja nõukogude ajast? No tähendab, see on, kui on veel väike riik ja kui sa nagu tunned oma seda juurt ja tead seda lugu, siis sa võid näiteks, kui sul on äripartnerid, näiteks mis mul mõte tuli, sul on äripartner ja kuskilt välismaalt tuleb külla ja sa võid korraldada talle vastuvõttu või isegi võib-olla õhtusöögi botaanikaaias.
sellepärast botaanikaaed on ju sellele pani aluse, see on ju president Pätsi kodu. Ta oli nii suur aednik, et ta sõitis ja ta tõlkis hulgaliselt riigi loomise raamatuid juba enne seda, kui Eesti sai iseseisvaks solidaarsusest ja kodanikuühiskondade, kuidas kodanikuühiskond toimib. See oli siis juba või kuidas mesilasi pidada, sellepärast mul on see lasteraamat siin, et mesilased kui eeskuju, aga see, et ta oli nagu aiafilosoof ja ta tegutses ka, et tegutses selle aia nimel, et ja sa viid oma äripartnerid sinna, et ükskord oli niimoodi, et mul oli mingi fännklubi seal Soomes ja nad tahtsid Tallinnasse tulla ja et ma neile näitaks huvitavaid kohti ja ma viisin nad botaanikaaeda ja seal oli politseiülem ja parlamendiriige ja õppejõud ja ajaloolane ja ajakirjanik, kes seal kõik olid. Ja ma viisin nad botaanikaaeda ja ütlesin, siin on meie presidendi kodu, et see võeti ära muidugi ja lõhuti ja siis president viidi Siberisse või seal psühhiaatri haiglas piinati surnuks, seda lugu me teame, aga aednikud ja see Eesti aja vaim, et nad mõtlesid, et me ei tohi seal lasta ära laguneda, et me ehitame, et siia tuleb botaanikaaed, nii nad hoidsid seda elus, nagu hoidsid elus ka lille või roosi staatspresident Konstantin Päts, mis 37. aastal tuntud Saksa roosiaretajate poolt aretati, mis on praegu seal Rosaariumis. Ja kui ma kujutan ette, ja siis kui mina viisin, mul on kogemus, viisin need inimesed, mina olin muidugi tahtsin, et Eestit nagu suure ja võimsana näidata. Ja tollal oli veel elus ka Mati Päts, Konstantin Pätsi pojapoeg. Ja nad elavad nüüd seal ka, seal on nagu Kloostrimetsa talu, et majad, mis seal on, et nad teevad botaanikaajaga koostööd, et kõike nad tagasi ei saanud, aga ilmselt neile sobib nii nagu on. Ja siis ma viisin neid kohtuma ka Konstantin Pätsi pojaga ja seal on veel Eesti aegset selline kasvuhoone, kus oli siis selline suve veetmise koht nüüd ja siis me istusime seal ja kõik olid nii vaimustatud, neil oli selline president, et kui võimas, et kui me räägime neid lugusid, kui me räägime üksteisest halvasid, me oleme selline orjarahvas, tegelikult me ei ole midagi. Ja niimoodi tihti ka räägitakse või vaikitakse, et sa ei tunne oma kultuuri, oma seda juurt, seda võimast lugu, et kui Neeme Järvid on edasi läinud, siis nad on läinud just selle teadmisega või ma ise ka, kui ma hakkasin raamatuid ja neid asju kirjutama ja läksin Helsingisse õppima ja kui oli, siis seal, kui Eesti oli iseseisvaks saanud, et sellist nagu teadmatust oli nii palju, mida siis Nõukogude okupatsioon oli sinna nagu paisanud ka ülikooli, et eestlastel polegi ajalugu ja andvad vaid müüdid ja niimoodi. Nii et siis ma äkki tajusin, kui õnnelik ma olen, et mul on olnud nagu üks vanaonu Eesti aegne, kes ei viidud või külitatud ja ma lapsepõlvest, ma sain nagu teise hariduse kõrvalt. Et siis ma hakkasin oma raamatuid tegema ja kehtestama ja filme. Et ettevõtja, kui sa lähed ja viid, tõesti, vii botaanikaaeda ja nüüd on seal väljas ka kõik need erinevatel aastaaegadel stendid ja asjad, kus on presidendist siis juttu. Vii sinna, räägi siin. Meie riik algas siit. Siin on meie riigi loomise üks koht. Et kuidas me räägime ja siis see tõstab iseennast ka. Ma ka võib-olla vastaks sellele küsimusele sellises kahes faasis, et kõigepealt sama, mida sina täna nagu ka välja tõid, et näha uuest vaatepunktist kõiki neid sündmuseid, lugusid ja näha, miks see kõik oli hea. Ja ma arvan, et sealt me leiame nagu nii palju võidutunnet enda sees. Ja nagu sa ütlesidki, see on see tõstmise koht, et see võiks olla esimene, sest ma olen nõus see orja mõte või mis nii ka iganes siin on, et see ei ole täistõde, et sellel on ka teised küljed ja just selle koha pealt mina uuriks ja vaataks kõiki neid lugusid, loeks ja püüaks aru saada täistõest, et igal asjal on ju mitu erinevat nurka, mis mind toetaks päeva lõpuks. Ja võib-olla teine faas, miks seda teha, on see, et ma usun, et kõikide meie eellastel olid unistused ja me oleme täna siin selles kohas, kus me oleme, tänu nende unistustele ja et nende unistus on täna ellu saanud ja meie loome uusi unistusi, mida mina võib-olla täna ei pruugigi selles kehastuses kogeda, aga ma tean, et minu järglased ja järglaste järglased kogevad seda, et see fantaasia osa, millest me nagu räägime, et ta jääb
jääb ju õhku, ta jääb ju välja ja ta jälle ju loob, on ju, et võib-olla need oleks 2 punkti, miks, et kõigepealt puhastada see võib-olla valeinfo, mis mul nagu nii-öelda on ja tõesti austada kultuuri ja teisalt siis mõista, et ma olen siin täna, kus ma olen tänu eellaste nii-öelda siis ägedatel unistustele, aitäh, et nad nii mõtlesid, on ju, ja mitte näha sellest kannatust ära, vaid näha neid läbimurdeid, mida tehti tegelikult teadvuses ja sisemuses, on ju, mida üks inimene ikkagi läbimurdena nagu tegi, on ju, enda olemiseski kasvõi, on ju. Et minna kaasa ahvatlusega ja hakata piirama ja kontrollima või tegelikult ikkagi usaldada kohalolu, on ju, et noh, need on ju kõik meie nii-öelda eellaste tehtud teod, miks me täna üldse nii vabad oleme, kui me oleme, on ju. Me oleksime, ma arvan, hoopis teises kohas oma ettevõtlus- ja ärimaailmas üldse, kui me julgeksime rohkem unistada ja julgeksime ja unistaksime, ehk et need 2 asja meil oleks. Ja ma arvan, et need kuidagi need sügavamad juured meile võiks anda selle unistamise julguse ja unistuste elluviimise julguse. Ja tegelikult kannatus kuulub elu juurde, see kuulub elukaarele, see on õppimise koht. Ma toon teile ühe näite, kui sobib. See taipamine, mille ma sain, kui ma läksin Helsingisse õppima 90. alguses. Ma sain tuttavaks mitmete psühholoogide ja nii edasi ja siis ja üks psühholoog andis mulle terve hulga niisuguseid väikseid brošüüre, mis hakati siis pärast sõda välja andma. See oli selline tööpsühholoogia, et kuidas nagu hakkama saada ja kuidas nagu, sest nii paljud soomlased läksid ära, lahkusid pärast sõda, sest maksud olid nii kõrged ja traumad olid suured ja nii edasi ja Nõukogude Liidu surve oli tugev. Ja siis ma loen sealt ja leian sellise koha ja nüüd jälle ma räägin, kus on kultuuri nagu puudus, et seal siis räägitakse, võetakse appi piibel ja see on siis tööpsühholoogias ja seal räägitakse siis sellest, kuidas sa käid läbi Golgata tee, nagu siis Jeesus Kristus on käinud ja siis sa lüüakse sind risti, aga siis on ülestõusmise võimalus. Sa tõused uuesti üles ja tuleb uus kvaliteet. Ja see oli just 90-ndatel, kui oli, paljud eestlased lõid ettevõtted, läksid pankrotti ja ajakirjandus hakkas siis nagu naerma või kui avalikus ette tuli selline pilkamine ja siis ma tundsin nagu seda, kuidas meil see Nõukogude hoiakud, et meil ei ole seda mõtlemises, et kui sa ebaõnnestud, sa võid uuesti üles tõusta. Et me oleme nagu kristlikus kultuuris siin Euroopas, aga kui ei ole õpetatud neid lugusid, kui usundi lugu ei ole õpetatud ja mul vanaema rääkis küll ja ma isegi käisin Leeri koolis, see oli Nõukogude ajal, see oli ka niisugune väike vastupanu, aga sellist eksistentsiaalset mõtestamist tegelikult ei olnud. Ja see oli minu jaoks nagu kõige suurem. Sa võid ebaõnnestuda, aga siis sa tõused jalule ja sa saad uue, see on meie, nagu see on loos sees. Ja meil on ettevõtluses ka ikkagi nüüd natukene vähem, ma arvan, kui 10 aastat tagasi, aga kui sa oled pankrotti läbi teinud, siis sa oled mõttetu inimene. Ehk et, aga nüüd on kuidagi ka tulnud see, et kui sa oled läbi teinud, siis tähendab, sa oskad ka paremini toime tulla võib-olla. Et me näeme selles ka ise terapeudina tihti neid raskeid lugusid on ju ja kuidagi sellesse raskesse lukku on ka nagu mõnikord lihtne jääda ja seda nagu jutustada edasi on ju, aga teistpidi, et sa oled ju ellu jäänud selles perioodis, millised olid need ressursid, mis aitasid sul sellega toime tulla, mis aitasid toime tulla sellega, et ma ei tea, ongi inimesed on ära läinud ja hirmud ja kõik muu on ju. Ja see ka muidugi, mis on jälle nagu, et ütleme, minu isa ütles niimoodi, et enne sõda ei olnud kooli kiusamisest, kõigile õpetati 10 käsku. Vanemad olid õppinud ja lapsed õppisid, et kui sa tegid midagi teise inimese vastu, siis südametunnistus hakkas tööle, et nii ei tohi teha. Et need, nagu need väärtused või need reeglid, vahel on vaja lihtsaid reegleid, et ja mis puudutab nagu ettevõtlust ka, see uue võimalus, aga ka see usalduse küsimus, et millest me nagu räägime, et kui me arvame, et me peame kõik üksi tegema, me peame üksi hakkama saama, me peame sellest probleemist üksinda välja tulema, mis on ka minu arvates eestlastel üks selline,
et ma olen ise ka teinud sedasama, et siin, ma olen vabakutseline kirjanik ja rahvusvaheliselt ka natuke läbi löönud, et ja kui tuli selline infosõda, kus olid mingid Soomes sattusin, kuna ma nii võimsalt proovisin seda Eestist rääkida, siis ma tagantjärgi mäletan täpselt seda, et ma arvasin, et ma nagu ei osanud abi paluda või ma ei osanud rääkida nendest asjadest, sest ma arvasin, et lihtsalt sellist nagu kultuuri ei olnud või see oli rohkem sisestatud see, et ma pean üksinda hakkama saama. Et ma ei tohi näidata, et ma olen nõrk või et siis ma olen ebaõnnestunud või mingid sellised alateadlikud mürgid, nagu ma arvan, seda on palju. Sa ütlesid väga huvitavalt praegu, panin lihtsalt tähele, et ma ei tea, mitmesse keelde su raamatud on tõlgitud? Tähendab... Mitmekümnesse vist või? Ütleme 12 keel. 12, aga niimoodi, natukene olen läbi löönud, vaata, et selline, et kuidas meil ka tuleb nii automaatselt mõnikord selliseid, mis nüüd mina siin natukene olen teinud midagi, on ju. Aga kui palju on Eestis kirjanikke, kelle raamatud on 12 keelde tõlgitud, on ju? See on nagu... natukene. Ma toon ühe näite võib-olla ettevõtjatele või võib-olla see on meile nagu kasulik, et ma kasutan väga palju nagu sotsiaalmeediat, kui ma räägin oma tööst, oma raamatutest ja nii edasi. Ja ma räägin lugusid, sest et ma olen selline missiooniga inimene ja ma tahan, et kui ma kirjutan, siis ma tahan olla dialoogis, ma õpin ka nende asjade kaudu. Aga see ei ole mul sugugi tulnud nii iseenesest mõistetavalt ja minu meelest see ei tulegi kõigil, et nagu me ei oska, et siin on üks niisugune hiljuti keegi väga andekas inimene kirjutas, ma natukene nagu upitan ennast või natukene, aga tegelikult oli mingi väga ilusa näituse teinud ja siis aga ta nagu palus andeks, et ta seal sotsiaalmeedias räägib sellest. Aga siis, kui ma Soomes tegin suurte kirjastustega koostööd, siis oli nii, et kui see leping sõlmiti, siis turundus hakkas tööle. Aga see turundus ei olnud see, et kust me nüüd raha saame või nii, vaid mina kogesin seda turundust nagu julgustajat ja sõpra kõrval. Et hakati rääkima, siis nagu see oli ka meeskonnatöö, et kuidas me nüüd edasi läheme, planeeriti juba ette, kui see raamat saab valmis võib-olla aasta pärast, aga mida me siis selle raamatu ümber võiksime teha, millise sündmuse, nagu kaardistasime need asjad ja mind haarati sellesse vestlusesse ja 2020. aastal, kui mu raamat Tõrjutud mälestused valiti Soomes tänapäeva kirjandusklassika hulka, oli koroonaaeg ja mulle tundus see täiesti uskumatu, et see oli ju ilmunud 2006 Soomes, et nüüd niisugune asi juhtub, et kirjastaja suhtleb raamatupoodidega pool aastat, kuidas raamatupoed näevad, kas seda raamatut ostetaks, kas on huvi. Ja siis, kui mulle teatati, et see, et nüüd kuulutatakse tänapäeva kirjandusklassika hulka, siis hakkas, ja me ei saa seda esitlema minna, sest koroona pärast. Aga turundusse tuli iga nädal, mitte ainult mulle, vaid kõikidele, kelle raamat tuli, et olge julged, minge Instagrami, tehke oma Instagrami konto, rääkige endast, rääkige oma raamatust, see on ju, teil on sõnum ja teeme koostööd. Ja see oli tõesti suur julgustus. Ja see ei ole, ja mul tekib, ega siis praegu ka, et ma teen seda tööd, et ikka tekib vahel, et selline, sest kui sa nagu, et sul on need lugejad ja nii edasi, aga ütleme niisugune mõnikord mõned koostööd, et see oleks nagu loomulik, et sa annad tagasisidet, et oi kui tore, teeme nii või viime koos mingit asja edasi, siis meil on palju rohkem ressurssi ja on ka paremad tulemused, aga see nõuab tegelikult julgust ja nõuab ka tõesti, et igat pidi võid ju ennast promoda ja nii edasi, aga mis su missioon on, et nagu minu missioon näiteks lihtsalt ongi mul armastus Eesti vastu. Ma olen mujal ka elanud, aga ma ütlen nii, et see Eesti on selles mõttes kõige parem, et ta on lihtsalt, me oleme siit pärit ja see on nagu kõige parem.
et sa noh, et kui sa lähed mujale, sa pead hakkama, ega siis, kui ma läksin Soome õppima, ega mul midagi iseenesest ei tulnud, et võib-olla noh, õnn ka tabas niimoodi, et tulid need inimesed ja aeg oli selline, et tunti huvi Eesti ajaloo vastu ja sellest ei olnud räägitud, nii et ma kuidagi niimoodi hakkasid asjad minema. Aga ettevõtlus ka, et räägi endast, räägi oma töötajatest, räägi kõigist, räägi kas või sotsiaalmeedias, räägi oma kokast, räägi oma sekretärist või ma ei tea, noh lihtsalt, et räägi lugu pidavalt. Aga noh, see nähtavus on ka natukene selline, mida ei julge teha, et noh, mis ma siin nüüd kekutan, on ju, et või siis on teistpidi see oma töötajatest, oma loost rääkimine on selline, sealt paistab läbi selline turundusmeks, selline kampaania sellest, et saada rohkem töötajaid või paremaid töötajaid endale, et aga mis siis, mis keegi arvab? Kui sul on nagu armastus ja sul on nagu missioon, et ma mäletan, et Tõrjut või Kadrioru aednik, kui see tuli eelmine aasta, siis Päevalehes oli artikkel, et miks see raamat saab nii palju tähelepanu, kas see on õigustatud, niimoodi algas, kirjanduskriitik kirjutas. Ja siis ta kirjutas sellest raamatust väga hästi ja ta kirjutas, et jah, see on õigustatud, et see saab palju tähelepanu. Aga miks teised ei saa? Aga tegelikult mina ei ole kuskil nagu nendes välja valitud nendes seltskondades või kuskil, kus nagu kus nagu võib-olla tõstetakse sind nagu lihtsalt tõstetakse, et sa pead ju ära nägema, mis on tühi asi ja mis on sisuga, mis viib edasi, mis jääb ajalukku, mis kannab edasi. Ja tegelikult ma pean ütlema niimoodi, et kirjanikuna või ettevõtjana, ükskõik mida sa lood, kõik me oleme loojad tegelikult. Et kui sa hoiad kätt pulsil nagu, et sa hoiad seda ja siis sa ju mõtled, et siin on minu arvates nagu üks tühi koht või et see tühi koht on nagu, ma tahan, et see tühi koht oleks täis seda loovust ja sisu ja ma saan seda, ma võtan vastutuse, ma loon midagi. Ma teen selle raamatu, ma annan eestlastele, ma annan loo, olen vene koolides käinud ju ka nüüd 2 väikestele lastele ja siis Narvas ja ma võtsin selle raamatu ja rääkisin neile loo rohelisest ajaloost. Ja kõik need noored olid nagu, me ei ole sellest üldse kuulnud ja ma ütlesin, teate, minge vanematega Peipsi äärde, Varnjasse ja kõike sinna külla. Seal on mitusada aastat võimast vene aiakultuuri, vene ajalugu, Staroveerid. Et see on nagu erandlik. Ma viisin need, kui ma rääkisin, et kui see Soome grupp, aga see üks teine grupp, kes tahtsid siis Eestist olid huvitatud ja ma olen ise Peipsi äärest pärit. Seal olid ka ettevõtjad, üks suur IT-mees ja suur, tõesti niisugused, kellel oli väga suur panus ka Eesti ettevõtlusse ja nii edasi. Ja ma viisin neid siis sinna Peipsi äärest mööda, ma ütlesin, et siin on NATO ja Eesti ja Euroopa Liidu ja Venemaa piir. Ma viin teile piiri äärde. Ja kui sa sõidad seal mööda seda Peipsi, need on ju imelised külad ja imelised muuseumid ja imeline kultuur. Ja kõik olid nagu nii lummatud. NATO, Venemaa, Eesti piir ja selline kultuur. Aga kui me oleme ükskõiksed, kui me ei näe, aga tegelikult seal on see küllus. Kui me likvideerime ära, ütleme, me peame kokku hoidma, me peame riik enam ei toeta seda ja teist ja sellist väike ettevõtlust ja mahepõllupajandust ja mis asja. Regulatsioonid juurde. Ja nüüd just hiljuti üks väike ettevõtja, kes tõesti ma tarbin neid tooteid ja olen ettevõtjaga sõbrunud ka ja siis nagu põllumajandus ja toidustusamet või see teeb nagu selliseid ettekirjutusi, ja siis ta kirjutas ministrile, siis öeldakse ja siis mina kirjutasin ka sinna oma soovituse eelmine nädal, et kui head need tooted on ja seal oli ja siis
mulle kirjutati vastu, et tegelikult need on ikka võivad olla väga ohtlikud ja võivad põhjustada kõhulahtisust ja ma ei tea mida. Et noh, ja siis ma vaatasin, ma mõtlesin, issand, milline bürokraatia, et kohe mul nagu trigerdas lapsepõlves, kui ma olin maal ja kasvatati seal loomi, eks ole. Ja siis tuli Nõukogude ametnik ja vaatas, mitu siga sul on seal vanematel seal laudas või lehma või ja siis kõik kombineerisid kuidagi. Et tegelikult nagu ametnik, ametkond peaks olema ettevõtja sõber, mitte nii, et kui midagi ei meeldi, anna kohtusse. Anna siis kohtusse ja siis kohtus võidab see väike ettevõtja, läheb kohtusse, aga sa pead ju kogu aeg tootma, ega siis kui sa oled riigi vastu, siis tuleb maksumaksjate raha eest, eks ole. Aga no see, mida sa oled ju Sofia Oksaniga koos kirjutanud, kõige taga on hirm, et kui me räägime ettevõtlusest ja kõikidest nendest teemadest, siis see on ka hirm ja kõikide isiklikud hirmud on seal taga. Ehk et ma ka mõistan seda nii-öelda kirutud ametnikkonda, kellel on ka hirm, sest tegelikult ta peab ka kuhugi aru andma ja see, ta ei mõtle üksinda seda välja ja siis meil on ettevõtja, kellel on hirm, et kas ma ikkagi vastan nende regulatsioonidele, kas mul võetakse litsents ära või mitte, mis iganes õigus ära midagi teha, et lõpuks ongi see, mis sinu Sofiga kirjutatud raamat on, kõige taga on hirm, et me räägime ka ettevõtluses, kõige taga on hirm. Ja siin tulebki see usaldus ja julgus ja ühendus ja unistamine mängu. Ega me peame ikka seda oma mineviku ka puhastama, et kus see nagu tuleb uuesti nagu riimub nagu mingid asjad või bürokraatia niisuguse minu jaoks nagu Nõukogude aja kogemusega, mitte minu jaoks isiklikult praegusel hetkel, vaid ma vaatan võib-olla mingeid oma tuttavaid, just nagu ma räägin sellest väikeettevõtjast, et kui me siin praegu niimoodi veeretame seda mõttepalli, siis tegelikult me kasvatame ka teadlikkust iseendas ja teistes, et me jagame, et ma mõtlen, et siin tekib julgus ja siin tekib nagu, et milliseid poliitikuid ka, või tähendab, kui poliitik võtab vastu mingi seaduse, ütleme kas või nüüd rohemajanduses. Ma pean ütlema, et ma just olen kirjutanud essee ja see ilmub nüüd siis laupäeval, mis kuupäev see on? Novembri keskpaik. Ja novembri keskpaik Postimehe AK-s ja ma mõtlesin ja esiteks ma kirjutasin sellest sõjast ja sellest kliima soojenemisest. Ja ma hakkasin, see mind huvitab, sest ma olen looduskaitse ja metsakasvatuse peres või isa mul oli metsa üles kasvanud ja need keskkonna asjad mind väga huvitavad. Ja ma hakkasin uurima näiteks, et et miks me ei räägi sõjast seoses nagu kliima soojenemisega. Ja tegelikult on Pariisi kokkuleppes, seal ei olegi seda nõuet, et me võtame sõja arvesse. Ja kui ma nüüd jõuan ettevõtlusse või siis öeldakse, et me peame nüüd, või meie elu juurde, ja toon need näited ka, et me peame nüüd lõpetame puuküttega see nagu kütmise. Ja te olete väike riik, te peab, selle firma panete nüüd kinni, sest see saastab õhku. Siis tegelikult, kui sa võtad inimestelt, tavaliselt inimestelt ja tihti vaesematelt inimestelt, ja Eesti ei ole ju väga jõukas, et sa ei tohi puudega kütta, siis sa tegelikult lood sotsiaalse kriisi kohe. Aga ja sest see puukütte nüüd sellel hetkel ei saasta seda õhku niimoodi, aga need need, mis tulevad, ja ma mäletan oma lapsepõlves, kui see Tšernobõl mitte lapsepõlves, ma juba noor naine, Tšernobõli see pilv tuli, see 86. Et mis siis juhtus, ja nüüd ma mõtlen, kõik need sõjapilved, kui need mürsud ja kõik, kui palju seal on nagu neid mürkaineid, mis paiskavad õhku. Et näiteks kui see Nord Streami toru lõhuti, siis kui palju paiskus sealt nagu metaani, merre, igale poole, tohutut mürki. Ja kuidas see mõjub meie tervisele, kuidas see mõjub meie, ja kui me hakkame loome nagu absurdseid või selliseid seadusi siin väikses Eestis, et me ei tohi seda, nüüd me lõpetame selle, me kogu aeg likvideerime, me ühiskonnas käib kogu aeg likvideerimise jutt.
me kaotame selle ära, paneme selle kinni ja ma ei tea, loomad jäävad haigeks ja kaotame selle ära ja selle. See ei ole loomine. Siis me ei kanna seda järjepidevust, mis oli, kui Eesti riik loodi, sest et tollal oli väga teadlik loomine, et Eesti sai majanduslikult korda ja mitte ainult majanduslikult, et ka ühiskond, ma vaatasin Naiskodukaitse viimane aastaraamat vist oli 39 ja ma mäletan, et Naiskodukaitse kaardistas ära vaesed perekonnad ja ma ei tea, kas neid oli siis 400 või niimoodi, kõik tõttasid appi. Et nad said jälle jalule, et nad said, minu ema perekonnas oli samuti, et nagu isa suri 35. aastal ja nad olid talupidaja ja nad kasvatasid loomi, nad läksid siis Inglismaale, ma ei teagi, kuidas see oli siis nagu korraldatud ja siis sel hetkel nagu vanaemal oli tõesti palju lapsi, ta oli õudselt raske, aga kõik tulid appi, riik tuli ka appi. Nad aitasid uuesti nagu hakkama saada ja siis see vastastikune aitamine oli hoopis ka teistsugune, et teise aitamine, et noh. Et meil on see veres tegelikult olemas. Meil on olemas, see on meil kõik olemas ja me aitame ja tegelikult kas või sealt nõukogude korras läbi tulemine, et näiteks nüüd, kui me nagu keskkonnateema juurde läheme ja ma püüdsin sellest kirjutada ka, et me ütleme, kaotame need ahjud ära ja teeme seda, sest kuskilt on niimoodi kirjutatud, aga me ei räägi põhjusest, väike riik võiks teha sellest oma, võtta kõik kokku siit Põhjamaades ja rääkida sõja mõjust keskkonnale. Kui seda Pariisi kokkuleppes ei ole nii märgatud, sest sõjaga on seotud ka palju salastatust ja relvaärid ja kõik. Aga meie võime siin rääkida lisaks kõigele, et me ka kasvatame seda nagu kaitset, enda kaitset, ütleme relvastatud kaitset, aga siis on lood. Venemaa kasutab nagu ju osavalt neid igast lugusid ja valesid, aga me võime rääkida. Nii et korraks tuleks selle juurde, kui me mõtleme, et üks on sellise riigi tasemel, me võime siin arutada, aga et kui me mõtleme sellise nagu palgalise juhi peale, kes meil selline valdav kuulajaskond on selline palgatud juht, mitte nii väga isegi ettevõtja, kuigi on ka ettevõtjad, aga valdavalt on selline palgaline esma- või keskastme juht ja tippjuht, on ju, et siis mis on see, mida saab teha see juht, kes on kuhugi ettevõttesse palgatud ja ta juhib oma meeskonda, tal on see surve, sellest samast hirmust tulenev surve, et kuidas tulla toime, efektiivsus, majandusraskus, kaitsta oma turupositsiooni, loomine on tore jutt kõik, aga loomine on ikkagi kirjanike ja kunstnike ülesanne, meie siin teeme äri ja kaitseme oma turuosa. Just ettevõtted, terved maailma. Äri on ka loomine. On, jah, muidugi. Väga suur loomine, et see on nagu... Aga kuidas jõuda selle loomiseni? Aga nüüd, kui see keskastme juht käib koolitustel, mis ma olen sõpradel kuulnud, kõik käivad koolitustel ja on vaimustatud, ma käisin koolitustel ja ma olen nüüd nii tark, ma tean ja näed, selle peale meile tulnud, aga siis, kui sa lähed sinna töö juurde, siis ei osata seda praktikasse viia. Ja mul üks sõber just rääkis, kuidas ta tööandja käis kõik koolitused, kus ta käis ja siis saatis talle ka mingeid materjali, oli vaimustatud, aga kui tuli see argipäev seal töö juures, siis ta ei suutnud, ta tuli hommikul tööle, ta ei öelnud töötajatele tere. Ta tuli, hakkas kohe käskima. Või näiteks kas või see väike tagasiside, kui sa käid nendel koolitustel, sa võid öelda, sa pead olema aus ka, et sa võid öelda, oi kui hästi mulle, kas või näiteks restoranis või kuskil, kui hästi mulle see toit maitses, kui hästi selle tegid, kuule, sul oli üks väga hea idee. No ükskõik mis, kui sa oled kohal ja kui sa oled juht, siis sa ju oskad näha või nappad selle pärli sealt. No aga kui me võtame selle sama koha siit, et miks ma peaksin tunnustama, kes mind on tunnustanud? Aga see on tegelikult, see on ka nagu kadedus, see on nagu sellise küünilisus, mina sind ei tunnista, sest mind ei ole tunnistatud. Siis sa ei ole ju õige juht, sina saad muuta, sinu käes on see. Et sina, sest nõukogude ajal, kui me läheme nõukogude aega, et tõesti siis ülevalt määrati, tehti need autahlid ja punanurgad ja mis siis kõik olid ja kes on siis töö eesrindlane ja nii edasi. Aga see süsteem ise, ütleme,
et meil ei ole ju väga palju räägitud. Mina näiteks ei tea täpselt või olen püüdnud lugeda võimalikult palju, kuidas see süsteem ja kõik need Nõukogude ministeeriumid ja kuidas need toimisid, mis seal tehti. See oli nähtamatu, me ei näinud seda läbi. Kusjuures seda autahvlite süsteemi ma nägin ühes kiirtoitlustusettevõttes, kus ma siis küll ammu mõned kuud tagasi käisin, võtsin sealt oma selle joogi või asja ja siis ma nägin sinna taharuumi ja tagaruumis oli ka selline autahvel, nädalatöötaja, kuutöötaja, selline mingid linnukesed ja kõik, mis seal ümberringi oli. Ehk et natuke see sama mentaliteet on ka täna, et see ei tähenda seda, et see nagu tohutult on halb, aga ma näen seda organisatsioonis, et kui me tunnustame selliste mingite tiitlitega ja jagame mingisuguseid vimpleid inimestele laua peale, aga sellises igapäevases väikeses märkamises ei pruugi üldse olla, vaid see on selline suurettevõttes personaliosakonna aktsioon, korraldada siis selline kvartaalne või aastane nagu tunnustusaktsioon, et see, millele sa viitad, mulle tundub ka see nagu selline igapäevane väike märkamine, et mitte ainult nende vimplite ja aunurkade tegemine. Just see igapäevane, et kõik tunnevad, et kuidas sa seda meeskonda lood, et see on nagu, see on ju, et ütleme, kui mina olen teinud dokumentaalfilme, siis ma ju loon selle oma meeskonna. Muidugi meeskonna loomine ei pruugi ka alati väga õnnestuda, et sa võid ju omalt poolt kõik anda, eks ole. Võib juhtuda ka niimoodi, et sa annad omalt poolt kõik ja kõige parema, aga see ei jõua kõigile kohale. Et see nagu, et ka see vastuvõtmise oskus ja tihtipeale, kui oled nagu, olen mõelnud sellele, et kuna me oleme tegelikult see 50 aastat ei ole üldse nagu pikk aeg, see kolonisatsiooni aeg, aga see on nagu ikkagi nagu mõjutanud seda meie komberuumi, et need selline, ütleme, et see on tähtis, et ütleme, kui sa oled keskastme juht, et sa võrdselt tunnustad, sest me oleme kõik nagu, me oleme siin nagu, et see ettevõtlus või juhtimine nagu see usalduse praktika, et sa võid kõigile öelda midagi seal rühmas, kus on, aga kui kes vastu võtta ei oska, siis ta ei oska, sa ei saa kõikide eest vastutada. Aga see ütlemine on ka muidugi see, et sa pead või versus tahad, et see mul meenub ühe tuttava inimese lugu, kelle juht selgus, et sellel juhil oli Exceli tabel, kus ta pani siis kirja, et kes ja mis kuupäeval ja mille eest on tunnustanud, et tal oleks tagatud võrdsus. Ehk et see ongi nii-öelda, ma pean tunnustama versus see, et ma nagu tahan ja ma oskan ja ma julgen märgata. Ja see märkamine, et see ongi, et see peab südamest tulema, et sa ütled teisele ükskõik kas või sellises suhtlemises, et kas või saadad südamemärgi või millegi peale, et sa nagu, Eesti on nii väike ka ja see, olen kuulnud, et Island on et seal on, see on ju ka väga väike riik, aga et seal kuidagi nagu inimsuhted või suhtlemine ongi nagu see tugevus, et ma ei taha. Seal on turvatunnet ka, ma arvan. Jaa, muidugi. Sest sa oled saare peal, mis sa arvad? Jah, pole seal nagu nii-öelda olnud, et see olekski täpselt arvad. Üldse, selles nagu vaikne oled meil siin olnud. Seda on mul kogu aeg, kui ma kuulen, mul käivad nagu nii-öelda hästi palju erinevad nagu teemad läbi, seda on mõnus kogeda, et ma võib-olla naudin seda ja kogen seda. Et võib-olla üks teema, millega ma siit tükk aega nagu sisemiselt ma nägin, toimetasin siin raamatu peal on ka ilus teema, mis on siis, mida tähendab olla inimene. Ja võt mina selle raja nagu ka valisin ja eks ma olen olnud ahvatluste ees kogu aeg, et oma nagu siis, kuidas ma ütlen, isekusest või siis võib-olla kättemaksust või siis kadedusest või hirmust teha valikuid ja otsuseid versus jääda kindlaks oma väärtustesse. Et ma usun, et mingis faasis meie sisemine konflikt või see läbimurde tegemine on täiesti loomulik koht. Ja nagu sa ütlesid ka siin väga ilusasti, et meil minevik on vaja puhastada ja see on nagu see sama koht, kus kohas ma uurin enda jaoks rohkem infot, kus ma muutun uudishimulikumaks selle osas, kuidas ma mõtlen, tunnen ja kuidas ma näen ja kui see ka
nii-öelda Eesti Vabariigi võib-olla, kuidas ma ütlen siis, vabaks kuulutamise manifest või deklaratsioon oli, siis ta oli ju tegelikult sellest kohast, et Eesti on vaba ja alati olnud vaba. Täna me oleme jõudnud kuidagi võib-olla teadlikkuses sinna kohta, et me oleme nagu orjarahvas, on ju, et me justkui ei ole vaba rahvas, on ju, et see on nagu huvitav perspektiivi muutus, et see teadvustamine, et ma olen alati vaba ja me oleme alati vabad olnud, võiks tullagi nagu selliseks vundamendiks, et me olemegi loojad, see on väga ilus asi, mida teadvustada, et me oleme loojad ja me ei loo tühjusest või puudusest, vaid me loome tegelikult täiusest, on ju, et need on nagu sellised minu kohas olnud nagu sellised teadvuse ärkamise kohad, et kui ma nagu loon hirmust sellest, et midagi ei ole, mul on midagi vaja, mul on vaja inimestelt või millegilt midagi, siis ma tõmban ennast täna tagasi, reguleerin ja teen sellest kohast, et mul on kõik olemas. Ja need tegevused, otsused, valikud, suhtlemine, tähelepanu inimestele on hoopis teissugune. Aga see ongi minu meelest valik mõista, ma olen looja, valik mõista, mis tähendab olla inimene, valik mõista oma väärtuseid, valik mõista seda, et inimestele tegelikult meeldivad eestvedajad. Alati otsitakse, millist eestvedaja ma saan olla, milline mõju ma saan olla. Võt need on need küsimused, mida ma küsin, et mitte nende järelduste läbi minna, mismoodi kõik on, vaid ikkagi hakata udisimutsema ja küsima küsimusi, mis on tõenäoliselt ka sind toonud nende raamatuteni, nendele sõnumiteni, mis tegelikult igaüks kannab tõenäoliselt seda, et ärka ülesse. Ja see on ilus töö, mida sa teed, on ju. Aga see on ka nagu, et tegelikult me olemegi seda tööd ju teinud enne, et kui nagu, kuna ma veel mäletan paljusid eestiaegseid inimesi ja mu enda vanemad olid ka siis lapsed, et see vaim oli nagu see, et me kõik oleme riigiloojad ja ma olen nagu mõelnud, et see narratiiv, mis on nagu visatud ühiskonda, see oli diktatuuririik, Eesti oli, demokraatia lõhuti ära 34. aastal ja siis me ei räägi nagu sellest kriisist, mis tekkis õigete sõnadega, vaid räägime nagu selles Nõukogude propaganda võtmes, et selleks me tegime Sohviga raamatu kunagi Kõige taga on hirm. Ja ma nüüd just eile vaatasin seda ja mõtlesin, et see peaks tegelikult olema koolides, et seal on nii, me tegime artiklite kogumik, et siis me näeme, kus on nagu see, mis on püüdnud lõhkuda, aga me peame oskama näha seda, kes me oleme. Et üks on see, mis on nagu lõhutud, aga teine on see, kes me oleme, et näiteks siin raamatus on ka, et 1966. aastal loodi Eesti Looduskaitse Selts kõigele vaatamata, kuigi me koolides õpetati, see oli teine suhtumine, et me ei oota looduselt armuande või võtame ise, see oli selline Mitšurini lause. Ja see tuli, läks nagu igale tasandile, aga eestlased tegid Eesti Looduskaitse Seltsi, sest see oli pärand sellest vabadusest. Ja mis veel, et 71 eestlased tegid Vene sõjaväebaasi kõrvale Lahemaa rahvuspargi. Nagu see on nagu nii uskumatu võimas lugu jälle. Et kui me nagu ettevõtlus ka, et kui me vajame kõik, kas me oleme ärimaailmas või oleme ükskõik, me kõik loome, ka kirjanik peab või kunstnik peab oma asju edasi viima ja mõtlema sellise loomingulise ettevõtlemise peale. Aga kui me teame neid asju, et mõtle, ma võin olla hea seltskonnas või sõpradele rääkida, et kuulge, lähme sinna Lahemaale, et mõtelge, et sõjaväebaasi kõrvale ja see sõjaväebaasi saab ju ka sinna veel allveelaevad ja kõik seda tuuma need vaadata mingil kombel. Ja sinna loodi siis Lahemaa rahvuspark. Millist jõudu see vajas, millist nutikast see vajas, et ületada see bürokraatia ja salateenistus ja ma ei tea mida kõike. Ja julgust oli vaja. Et ega see kuskilt, see tuli sisemine jõud, et see peab kandma, et see usalduse, et me ei ole nagu kuidagi seda usaldust tagasi saanud, et meil on kõik need vahendid praegu olemas, meil on isegi võimas ajalugu, meil on nii häid kõik need podcastid, ma ise kuulan ka, meil on nagu
enne siia tulekut ma olen nüüd pikalt kuulanud teie podcast'e ja kogu aeg olen nii vaimustatud, kuidas te nagu olete lähenenud üldse inimesele ja võttes ka lapsepõlve ja kõik need mustrid, et see on ka väga eriline lähenemine ütleme ettevõtlusele, et sa saad aru nendest mustritest, mis sind juhivad, mis inimest juhib. Et ja kuidas parimat valikut jah. siis nagu kogu aeg teha, on ju. jah, just, et valida see, et Ongi sa saad alati valikute tee, ümber valida alati. Me tunniki on läinud sellise lennuga, et me peame hakkama kuidagi otsa kokkutõmbamise poole liikuma. Ja mina tahaks võib-olla siia nagu tuua, et sa tõid väga ilusa koha, et tegelikult see kindlus, see usaldus, see kõik on ju meis olemas. Ja nagu sa ütlesidki, et kui see missioon või see armastus millegi vastu, mina ütlen seda, sa ei saa mitte midagi teha selleks, et neid asju mitte teha. Sa lihtsalt teed neid asju, sa ületad hirmud, sa ületad kõik muud asjad, sellepärast, et kui sa oled sõnumi loojaks ja toojaks nagu nii-öelda loodud, on ju, sa oled see valitud, me nimetame niimoodi, me kõik oleme valitud. Me lihtsalt ei teadusta, et me oleme valitud, et kui me nagu soovime olla valitud, siis see tee ilmub lahti, kõik jõud, kõik võimalused, kõik inimesed, kõik nagu saabuvad sinna teele, on ju, et see on see usaldus kohalolus ja mitte kontroll nendele välistele asjadele, mida me püüame kogu aeg teha, just kui neid väliseid asju kontrollida ja neid miimikat teha nendest tegelikust sisemistest protsessidest, mis meie sees nagu nii-öelda toimuvad, on ju. Aga juba see teadmine, et see kõik on olemas ja see kindlus ja usaldus ja usk sellesse, ma arvan, teeb selle tee ja loob selle sõnumi ja see sõnum tegelikult jõuab välja ja nagu me teame, tegelikult on vaja väga väikest osa head sõnumit ja teadvuse kasvu ja miks me seda iseendaga teeme, et tegelikult sellega tulevad kaasa palju suuremad massid ja seda on ammu kindlaks tehtud, et palvetad kuskil mäe otsas, all linn on rahulik ja ilus, et sul ei ole selleks vaja muuta teisi inimesi, sul on ainuke asi valik olla muutus ise ja olla see mõju juba iseenesest, et see on, ma olen püüdnud muuta ümbritsevaid, ma olen püüdnud kasvatada, õpetada, koolitada, näha vaeva sellega ja päeva lõpuks sa saad aru nagu, et olles seda kõike ise, kuidagi inimestel palju rahulikum olla ja nad kasvavad nagu loomulikult ja taipavad midagi, on ju, et see ei ole nii sund ja kontroll, et kuidas nad kasvavad, on ju. See on nii tore, mis sa ütlesid, et mis hakkab nagu tõmbama, et kui meie ka Ivariga tuttavaks saime ja seal oli ju kõik, olime sinu suvekodus ja seal oli ju kõik ettevõtjad ühel või teisel kombel. Ja siis ma nagu kuulasin, kõik olid väga huvitavad inimesed ja suhtlen ühel või teisel kombel. Ja siis ma nagu kuulasin Ivarit ja see trigerdas nii tugevalt nagu minu selle mõttemustritega ja teekonnaga, kust ma lähen, et ma nagu mõtlesin, et enne kui ma siit ära lähen, et ma tahaks nagu öelda, et oleks nii tore veel edasi jätkata. Ja siis see kuidagi nagu see energeetiliselt oli nii, et sina ütlesid mulle enne minekut ja see oli nagu võtsid sõnad suust ja täna me oleme siin ja ma olen sinuga, Reelika, tuttavaks saanud ja me püüame koos mõtestada ja igaüks oma vahenditega ja ma püüan anda neid kas või Kadrioru aedniku, et võtke see ja inimesed, kes kuulavad ja lugege, et see ei ole ainult lasteraamat ja siis viige sinna botaanikaaeda oma külalisi ja Varnjasse, Peipsi äärte, NATO, Vene, Euroopa Liidu piiri äärte, et millised lood, milline ka ilu. See on nagu see sisu, nagu see sisu asi, mis meid kannab. Jaa, ma tahaksin lõpetada sellega, et aitäh sulle selle aia metafoori toomise eest. Ma arvan, et see aia pidamine on midagi, mis on ühel või teisel moel ja kõikidel eestlastel olnud kättesaadav ja selle aia kujundamine kui selline ja seda, ma arvan, siit kaasa võtta ja kujundada seda aeda selliselt, et ma just eile tegin üle väga pika aega alustava juhi koolitust ja sõnastasin ka seal, et on juhtimises on teatud mingid vundamendiraamid, on ju, selline planeerimine, organiseerimine, eestvedamine ja plaani kontrollimine. Ja seal on see tulemus kui selline katus, aga kogu sisekujundus, millised aknad sa valid, mis värvi sa üldse valid, ka välisseinad või siseseinad, see kõik on meie enda teha, kui me teame, et meil on erinevad valikuid ja olles Brasiiliasega abielus ja Brasiilias käinud, siis nähes seal seda, et kui paljud on kodud, on oluliselt lihtsamad, kui nad on Eestis, aga see soojus ja kodutunne on inimeste vahel, aga need kodud on lihtsamad ja võib-olla kasutatakse, ma ei tea, selliseid tüüpi valguseid, mida meil enam siin ei kasutata, sest lihtsalt väga palju ei ole ringi käidud, aga
mida rohkem me käime ringi, seda rohkem me näeme, et on teistsuguseid valikuid teha ka kodus, füüsilises keskkonnas seda hubasust luua ja samamoodi nagu seal käies ma saan seda hubasust kaasa inimestega suhtlemiseks, mida siia tuua. Et aitäh, et sa meile seda hubasust siia täna tõid sellesse tunnikesse. Aitäh, et me saime jagada neid hubaseid mõtteid. Aitäh. Aitäh ja mina võib-olla võtan siit, mul ka see aia metafoor on käinud juba, ma olen seda ise ka paar korda nagu toonud, see oli nagu déjà vu. Aga mis võib-olla on minu selline äge taipamine selle vestlusega on see, ma kuidagi olen kogu aeg, on mind juhatatud nagu sellel teel, et minu roll ei olegi niivõrd äri või kuivõrd pere ja ma mõtlesin, mis pere, et mul ka lapselapsed, kõik on juba suureks kasvatatud, noh, et selles mõttes, mis see pere ja sa saad aru, et see peretunne ongi tegelikult see, mida me saame tuua ärisse, ettevõtlusesse ja sellesse nagu ümbritsevasse, et pere ei tähenda ainuüksinda ema, isa, lapsed, vaid see peretunne on mis? Et kui see juht sellele mõtleb, siis võib-olla siit saab ka nagu nii-öelda ainest ja ideed, mida edasi viia. Aga siis ma soovitan ikka seda lasteraamatut, sest et mis siis Platon ja Aristoteles soovitasid, kellelt eeskuju võtta? Mesilastelt. Mesilastel on ja siin on see sees peretunne, üksteise aitamine, nutikus, kõik, kuidas nad ehitavad ja loovad, nii et mesilased. Nii et head lugemist meie kõikidele kuulajatele ja võtke siis Imbi raamatud ka ette ja kõik muud raamatud ja kuulake meid siis taas järgmisel korral. Aitäh! Tšau! Ja, aitäh!